tulemast kõikidele Talendihääle podcasti kuulajatele. Meie podcasti eesmärk on kutsuda siia stuudiosse külalised otse oma töökohtadelt, et nad saaksid lähemalt tutvustada ametikohtasid, kus nad töötavad ning nendest lähemalt rääkida. Ja täna on meil külas kaks väga ägedat inimest Pilgren ehitusest, Laura ja Randel. Tere tulemast! Tere tulemast! Tere! Räägi, Laura, kuidas sina sattusid eelarvestaja ametisse? Või see oli täitsa juhuslik selles mõttes, et ega ma otseselt nagu ei teadnud, mida ma päris tegema hakkan. Aga ma teadsin nii palju, kui ma ehitust õppima läksin, et ma nagu väga see platsitöö siis, platsitöö ja nii-öelda objekti peal jooksmine nagu väga ei tõmba. Et siis mul olid mingid variandid, et tahaks nagu kuidagi kontoritöö peal olla. Ja siis ma mõtlesingi kuidagi, et nii kui meil see eelarvestustund ära oli, et võiks nagu seda proovida, et see tundub huvitav. Ja siis seda suunda ma nagu hakkasingi otsima. Ja siis vastavalt sellele läksin sinna Võti tulevikku, mis TalTech korraldab. Ja siis sealt leidsin siis oma esimese praktikakoha, millest edasi siis arenes töökoht ja nii edasi ja nii edasi. Ja siiamaani siis olen sellel ametil. Väga meeldib, meil on siin ka tegelikult teine talent ja samamoodi Pilgren ehitusest. Tere, Randel! Tervist! Küsiks sinu käest sellise küsimus, et milline on sinu hariduskäik ja professionaalne taust ja mis sinu hetke nii-öelda ametis toetab? Minu teekond hakkas pihta sellega, et ma lõpetasin Tartust pärit kõigepealt. Tervitusi kõiki tartlastele. Igastahes lõpetasin Tartu Martti Reiniku gümnaasiumi. Siis edasi mõtlesin, mis teha. Ma olen tegelikult juba kodus isa kõrvalt maal ehitanud, ma ei tea, 7-aastaselt palasin esimest korda vist betooni. Et siis oli tegelikult mõte, et ehitus tundub mulle põnev, loogiline. Teine variant oli loomaarst, aga mõtlesin ikkagi, et ehitus on vist minu jaoks. Siis läksin TTÜ-sse. Mina valisin TTÜ Tartu kolledži, sellepärast tegelikult oli Tallinnasse ka võimalus tulla. Aga TTÜ Tartu kolledžis sai tegelikult sellist, õppisin ehitusjuhtimist, aga seal sai ka muinsuskaitse poolt ja ajaloo poolt. Et kuna mind huvitab ka arhitektuuri ajalugu, siis otsustasin selle kooli kasuks. Jäin väga rahule ja minu õppe kestis siis 5 aastat. Sain ehitusjuhtimise, ehitusinseneri paberid ja vahepeal käisin ka aasta aega, elasin Itaalias, Erasmus tegin, kus ma siis arhitektuuri õppisin veel juurde. Parim koht, kus arhitektuuri juurde õppida, on Itaalia, soovitan. Jätame meelde. Ja Torinos siis. Ja sain sellise, ma ise tunnen, et mitmekülgse hariduse. Et jäin väga rahule. Ja pärast seda juba, tegelikult juba 5. aastal siis läksin juba tööle. Põnev. Ja. Aga Laura, räägi võib-olla lähemalt selle eelarvestaja nii-öelda töölesannetest, igapäevastest ja sellest võib-olla vastutusvaldkonnast natukene lähemalt, et mida siis eelarvestaja nagu igapäevaselt siis teeb ehitussektoris? No eelarvestaja põhiliselt tema ülesanne on siis hinnastada potentsiaalsed tulevased projektid, ehitusobjektid ja niimoodi, et eesmärk oleks siis võita. Tavaliselt üldjuhul on see, et alati läbitakse hankevoorud, kus siis on, kas on erahange või on riigihange, tehakse läbi ja üldjuhul riigihangete puhul on niimoodi, et parim hind võidab. Et siis seal on oluline juba väga läbitöötatud pakkumine teha ka kohe esimese vooruga, on ju, et sul teist võimalust väga ei ole. Ja siis on erahanked, kus üldjuhul ongi, et siis vastavalt tellija soovidele ja tellija projektile, et siis selle järgi koostame mingi pakkumuse ja siis sealt siis kõik, mis nii-öelda tellija soovid ja tingimused sellele peatöövõtjale justkui on, et siis kui need täidetakse, siis selle põhjal valitakse parim ehitaja ja siis nii-öelda eelarvestaja töö ongi siis vastavalt projektile, vastavalt juhistele, kõigele kokku panna kõige optimaalsem, kõige täiuslikum, kõige mitte vigadega eelarve, mille järgi on hea ja mugav ehitada. Et siis see kõik hõlmab endas mahtude arvutust ja kõike selliseid pooli.
see on selles mõttes ka hästi põnev, et sul tegelikult need objektid on kõik erinevad. Sa saad ju tegelikult, sa mitte ühtegi nii-öelda objekti uuesti ei ehita. Tegelikult kõik need väljakutsed on ju uued, eks ole, ja põnevad. Ja mina küsiksingi, et milline on võib-olla kõige ägedam olnud, keerukam, millest sa võib-olla kõige rohkem õppinud, et millist nagu nii-öelda eelarvet sa siis nagu koostanud oled? No ma ütleks, et kõige ägedam, kõige põnevam on kõik siuksed nii-öelda võib-olla riigihangete tüüp ja nii-öelda eelarved, et seal on hästi palju, sa pead hästi palju need juhiseid ja lähteülesandeid vaatama, et mille põhjal sa midagi hinnastama pead, et sa selles mõttes sul on see hoone osa ja siis kõik muu on see vormistuse pool, mida sa pead pakkumises ka arvestama. Ja seal sõltubki sellest, et üks asi on see, mis sa oma hinnaga teed ja teine asi on see, kui su dokumentatsioon nagu korras ei ole, et siis juba on sul lootus läinud tegelikult selle võidu osas. Et ma ütlen, et need on nagu keerulised selles mõttes, et ma pean ikkagi jälgima, et kõik oleks nagu korrektselt tehtud. Et võimalikult vähe nagu vigu sisse tuua. Aga hoonete poole pealt on, ütleme, et siuksed ikkagi suured ehitised, mis meil siin Tallinnas on ja et ikkagi üldjuhul olen saanud ikka igasuguseid siin teha, et alustades siis igasuguste maa-aluste lahendustega, vaialahendustega, millega sa pead ka rohkem kursis olema, et hetkel Randelil on ka siukene projekt, kus on siuke keerukas pinnase osa ja kõik siuksed asjad, mis õpetavad palju, et neid on nii palju erinevaid selles mõttes. Et raske on seda ühte valida, et mis see nüüd kõige erilisem on. Et selles mõttes, et jah. Aga muidugi iseendast eelistaks muidugi alati lihtsamaid asju eelarvestada, kui nüüd keerulisemaid. Eks need põnevad on muidugi väljakutsena. Mis need lihtsamad on? Siuksed stock office'id on, need on need head. Kiired. Lihtsad, üldjuhul on lahendused juba nii selged, et seal nagu midagi siukest erilisemat ei ole. Okei. Aitäh sulle. Jaa, väga äge, et ma olen ka nagu tegelikult tundub, et te ikka hankeid nagu võidate, et teie logo on ikkagist näha nagu päris mitmes kohas siin Tallinnas, et selles suhtes põnev. Aga Rande, räägi sina võib-olla oma sellisest nii-öelda projektijuhi nädalast, et milline see nagu välja siis näeb, et töönädalad? Minu kõik nii-öelda päevad algavad sellega, et esimese asjana lähen objektil ringkäigule. Üldiselt ma teen selline 20-30 minutit ringkäik, vaatan, kuidas oleme liikunud ja saan nii-öelda pildi ette, et mis on probleemid, millele tuleb rohkem rõhku panna, kuidas on tööohutus, et siis lähen üldiselt kontoris soojekusse tagasi. Ja vaatan üle graafiku, kuidas me liigume, teen meilid korda, ööpäevaga tuleb, ma olen siuke 20-30 meili iga päev, tegelikult, ööpäevaga siis, kuskil ööõhtu jooksul. Vaatan üle, kirjutan endale välja prioriteetsed teemad, mul on siuke juurutunud sisse, et on siuke vihik, kus ma siis kirjutan kõiksugu teemad ja kannan nii-öelda siis päevast päevaga edasi, et kuskil alati sul on siuke 40-50 asja on kogu aeg ees. Järgmine päev siis see on prioriteetsuse järjekorras ja hakkan kõige ebameeldivamatest teemadest alati pihta. Miks just nendest? Sellepärast, et siis sul on kohe hommikul energiat nendega tegeleda. Õhtu lõpuks võisid ära. Õhtul, tegelikult ongi siuke võti, et tegelikult sa pead alati kõige ebameeldivamad asjad võtta esimeseks. Hea mõte, hea nõuanne. Et see töötab. Siis vaatame hankedele, kuidas meil, mis töölõik on tulemus, on ju. Vaatame näiteks betoonitööd hakkavad varsti pihta, tegelikult sa pead ikka mitu kuud enne hanget tegema. Vaatame, mis siis Laura on eelarvest, kuidas seis on. Saadame nii-öelda siis, kutsume töövõtjad lauda, istume, arutame läbi, et mida põhjalikumalt sa selles faasis tegelikult kõik endale selgeks teed, kõik töövõtjaga selgeks teed, siis seda lihtsam sul on. Et see on see koht, kus sul on nagu võimalus asjad selgeks teha, läbi mõelda. Sest kui juhtub nii, et sa lihtsalt asjad lukku läbi ei mõtle, siis üks hetk sul on, kõik on ukse taga. Et see on see võtmekoht. Istume tiimiga. Üldiselt iga nädal on meil alati üks koosolek. Vaatame koos graafiku üle, vaatame,
mis on järgmised hanked, probleemid, istume projekteerijatega, arhitektidega, teljaga, et üldiselt need päevad ja nädalad niimoodi lähevad väga kiirelt, et lähed tööle ja siis järsku on juba kell 5. ma just tahtsin küsida, et kas see kõik mahub ikka 40 tunni sisse ära? No see on nädala kohta siis, Nädalas, aga päevas noh, eks jooksvaid teemasid tuleb kogu aeg peale, sest kellelgi on üks mure, teine mure, et siuke pidev organiseerimine ja probleemide lahendamine. Aga põhiline, et sul oleks endal visioon olemas ja sa tead, mida sa pead tegema, kus sa oled võib-olla maas, kuhu sa pead tähelepanu juhtima oma tiimiga, kuidas tiim ennast tunneb, vaatad, keegi on väga peanorgus, siis lähed küsid, et lähme räägime, kuidas sul läheb. Et sa pead aru saama ka sellest, et kui keegi on nagu tõsiselt läbi, siis tal on vaja puhkust, äkki saab ülesandid jagada. Et teiseks platsil käid ringi, vaatad, mingi töölõik üldse ei liigu. Sa pead nagu veits psühholoogi ametit pidama. Tegelikult see on ülioluline selles ametis, et sa märkad ja see võti on ka selles meie tiimis. Kui see tiim läheb laguneb ära, siis see tulemust ka ei ole. Ja kui see tiim on koos, katavad üksteist, aitavad üksteist, siis on tulemus tavaliselt hea. Ehk siis projektitöö on tegelikult natukene ka seda, ma saan aru, et see on ikkagi tiimitöö, eks ju, et objektijuht, eelarvestajad istute maha, räägite, eks ju, et sa pead nagu ka seda tiimi vaimu ka nagu siis sinu eesmärk on seda ka nagu üleval nagu hoida, eks ju, et tiim nagu oleks koos, teeks koostööd, eks. Absoluutselt, muidugi. Ja ma olen alati öelnud, et minu uks on lahti ja kui tunneb, et tal on nagu raske, siis päriselt tulge rääkige. Sest on igasuguseid projekte tehtud. Ja näiteks ehitasime kunagi Skyoni hoone ja meil oli üliäge tiim ja sellepärast me vedasimegi välja. Hoone oli üliraske, meil oli tihtipeale mingisugused 15-tunnised tööpäevad, 16-tunnised isegi, aga tiim oli ühtehoidev, õhtul käisime vahest, reede õhtuti käisime ka vahest väljas, istusime koos, et see oli see võti, et see tiim on väga-väga suur võti ja nagu ikka, inimesed. Peale seda meie podcasti kuulamist on järjekord ukse taga, kõik noored soovivad teile tööle tulla. Nii, aga lähme edasi. Laura, räägi natuke lähemalt, mis on need peamised sammud ehitusobjekti eelarve koostamisel? No ütleme, kui mul tuleb hankekutse sisse, siis esimese asjana vaatame ära, et mis see reaalne nagu esitamistähtaeg on, et vahepeal on küll tellijatel oma soovid, aga sõltuvad siis meie graafikust ka, et vaatame, kuidas me saame nagu teha niimoodi, et me saame ikkagi pakkuda parimat pakkumist ilma, et me peaksime siis nii-öelda kiiruga midagi kokku panema. Eks siukseid olukordi on ka olnud, kui neid ette tuleb, et ei saa midagi teha, aga üldjuhul vaatame tähtajale otsa, siis hakkame planeerima. Esimese asjana, mis üldjuhul oluline on see, et saada võimalikult siis ajakohased nagu hinnapakkumised turult kätte. Ehk siis esimesena võimalikult saadaks hanked välja. See sõltub jälle, kui mul on mahutabelid ette antud või kui mul on mingid mahud juba projektis esitatud, mille põhjal ma saan seda teha, siis see on sees nagu lihtsam, aga üldjuhul on see, kas siis alustan mahuarvutustest ja siis saadan päringud või esmased siuksed päringud mingi spetsifikatsioonide põhjal niimoodi saab kiirelt välja saata, et siis see mure on nagu lahendatud. Siis edasi juba süübid rohkem detailsemalt sinna projekti, vaatad mingeid spetsiifilisi lahendusi, hakkad mahte üle kontrollima, et üldjuhul see, mis nii-öelda projektis tavaliselt esitatud on, et selle ikkagi alati üritab üle kontrollida, et päris selle info peal, et ei lähe. Ja siis ütleme, kui vahepeal tekivad küsimused, mingid probleemid, siis on ka jälle kas teljaga koostöös või kuidagi omavahel arutades, et kuidas me läheneme mingitele probleemidele ja siis on ikka vahepeal niisugused koosolekud, et kuidas selle objektiga läheb. Edasi siis ütleks, et kui juba hakkavad need hinnad tulema, mida ma siis kohe alguses küsisin, et siis hakkab see võrdluse pool, et üritad ikka võrrelda ja vaadata, kas kõik on ikka vastavat projektile pakkunud ja mis oleksid siis võimalikud optsioonilahendused ja kõik selle info läbi töötamine. Et siis ütleme, kui võib-olla pakuks projektijärgset lahendust, siis üldjuhul üritaks ikkagi tellijale mingid alternatiivid ka välja pakkuda. Et kui me näeme, et mingis positsioonis on siis kas mitte sobiv toode või mingil määral liiga kallis toode, et ei ole kulude huvides nagu kõige parem, et siis me ikkagi üritame ka suuna võtta, et tellijale siis näidata,
et sul on sellised optsioonid veel ees. See on nii-öelda põhiliselt ja siis lõpuks, kui kõik hind on analüüsitud, mahud on arvutatud ja kõik võrreldud, siis panen kokku selle suurepärase Exceli mitme reaga Exceli ja kõik need igasugused vajalikud tabelid ja kui on vaja mingeid ajagraafikuid teha, teen ajagraafikud, kui on vaja mingeid CV-si kaasa panna, teen selle ja igal juhul teen ka alati kaasa mingi pakkumuse lisa, et millega me siis täpsemalt oma hinnas arvestanud oleme ja kuidas arvestanud oleme, et seal, et oleks nagu võimalikult selgelt ja ikkagi arusaadav, et mida me pakume, mida me ei paku ja mis tegelikult on ülioluline, mis loodetavasti siis aitab ära hoida tulevased siis arusaamatused. Väga hea, sa natukene juba jõudsid mu järgmist küsimust puudutada selles mõttes, et jah, et eks neid ootamatusi tuleb, on ju, ja tuleb tagada siiski need täpsed prognoosid, arvestades siis need erinevaid tegusid. Sa juba siin natuke hinnast rääkisid, aga mis võivad veel need ootamatused näiteks olla, mingid, ma ei tea, mis muudatused, äkki hind tõuseb järsku, kuidas te siis nagu... Seda hinnatõusu asja on siin ikkagi jah, aastate jooksul olnud ja siiamaani kardetakse kõike seda, et eks see ongi vastavalt olukorrale, et üldjuhul on niimoodi, et kui see esimest korda kõik see COVID-i aeg hakkas ja pärast seda sõjaprobleeme ja kõike, et siis oligi turg väga nii-öelda ebastabiilne. Et siis ega seal muud ei olnudki kui see, et sa ikkagi üritad koostööpartneritega võimalikult nagu täpsed hinnad saada. Ja seal natuke sõltus ka see, et me ei saanud võib-olla pakkuda siis tellijale seda pikka pakkumuse kehtivusaega. Et selles mõttes, et seal oli ülioluline siis niimoodi, et ütleme, kui meil, sest need hinnapakkumised sellel ajal oli küll siuksed, et nad kehtisid reaalselt üks päev. Näiteks Terasega oli see, et nad saatsid mulle pakkumise, kes kehtib ainult üks päev ja siis ongi juba see, et nad ei teadnud, mis see hind teeb, on ju. Et siis seal ei olnudki lihtsalt midagi siukest, et ja ütleme, kui siukesed olukorrad olid, siis ikkagi üritasime vähemalt läbi rääkida seda varianti, et võib-olla ei paneks nagu lukku seda kindlat positsiooni, mis on nagu kriitiline sellel hetkel on. Et vaadata, et no see on juba selles mõttes nagu ka huvi, telli huvides, et kui ta juhuslikult peaks langema, on ju. Et sellel määral olid jah, väga ebastabiilne. Aga ega see muud ei ole, et koostööpartnerid on need, kes aitavad selles osas kõige rohkem ja siis nendega tuleks ka arvestada ja ma üldjuhul üritan ka seda teha, et oleks ikka võimalikult nii-öelda arvestatav ja ajakohased hinnad justkui siis on ju. Eks meil muidugi andmebaas on ka endal olemas, mille põhjal me saame nii-öelda võrrelda, et kuidas siis nii-öelda alltöövõtjate maksumused tunduvad. Vot. Jaa, aitäh. Et küsin sinu käest, Randel, et kuidas toimib nagu koostöö erinevate osapooltega, et töövõtjad, siis insenerid, eks, et kuidas nendega nagu on, et kliendid ja nii edasi, et kuidas? Üldiselt kehtib alati see põhimõte, et suhtu teistega nii, nagu sa tahad, et sinuga suhtutakse. Et see on niisugune hea alus. Et tuleb aru saada, et kui tulevad näiteks korterid üle vaatama kliendid, tihtipeale tuleb igasuguseid põnevaid küsimusi, sest nad on ehituskauged paljud, aga see on igati okei. Inseneride ja arhitektidega, iganädalased koosolekud on niisugune tavaline asi, tihtipeale kutsud ka arhitektid ja konstruktorid platsile, vaatad koos üle, telliga samuti, oled ise niisugune viisakas ja normaalne ja aus. Ma arvan, et see kõik tuleb tagasi ka samamoodi. Küsin ka seda, et näiteks kui tekivad mingid konfliktid, eks ju, et sa ennem ütlesid ka nagu väga hästi, et sa pead olema nagu ka see meeskonna motiveerija veidi, eks ju, et omavahelisi konflikte lahendada, aga kui näiteks klientidega tekivad konfliktid, et siis oled ka sina siis alati see, kes neid peaks nagu lahendama, eks ju, või leiad mingid lahendused? Üldiselt ikka jah, eks ikka ju ehituses on aeg, raha, see tekitab alati pingeid, tähtajad, eks ole. Ja tihtipeale töövõtjatega tuleb ette, et nad ei ole võib-olla jõudnud või ei ole tahtnud jõuda või ei ole piisavalt olnud mehitatust, et mingi lõik valmis jõuda, siis loomulikult on neid pingeid. Proovid viisakalt ära lahendada. Loomulikult on see, et võib-olla sina annad kuskilt järgi, tema annab kuskilt järgi, jõuate kompromissini.
aga eks loomulikult on keerukamaid olukordi, ma arvan, et see on igal pool. Aga üldiselt ikkagi püüad mõistlikuks jääda. Et siis stressi on ka natukene aeg-ajalt. Stressi on ikkagi päris palju, aga pingeid tuleb ikka maandamas käia peale tööd. absoluutselt. Mina kuidas keegi maandab. Mina teen sporti, mind aitab lõõgastuda see, aga loomulikult pärast tööd peab õppima, kuidas ennast välja lülitada, muidu see võib sind ära süüa, sellepärast et tegelikult teemasid, mis kogu aeg on õhus, on väga-väga palju. Eriti kui ehitada kesklinnas, siis on väga põnevad kirjad naabritelt, sihuke igapäevane asi. Ja ma ei hakka mitu hüüumärku ja küsimärki igast kirja lõpus on, et seda ma ei hakka rääkima. Aga põnev, jah. Igav ei hakka. See on väga suur asi, kui inimene suudab ennast tööst eraldada ja ennast välja lülitada. Sa enne mainisid, Laura, et kui sa läksid ülikooli õppima, et sa ei teadnud täpselt, kas sellest objekti peal tahaksid olla, et võib-olla kontoris, aga ma küsikski siia juurde, et suhtlemine on ka ikkagi selle töö osa, kui palju ja kuidas sa tagad selle tõhusa koostöö nii-öelda erinevate osapooltega? No ega nagu Randel ka mainis, et kui sa ise oled inimesena sihuke aus ja mõistev ja sa saad nii-öelda suhtud teistesse ka niimoodi, et siis ega see otseselt nagu raske ei ole. Ja ma ütlen, see suhtlemise pool on küll sihuke asi, mida sa nii-öelda õpid ka. Sest ma mäletan ikka, kui ma alustasin, ega mul oli ka raske nii-öelda telefonikõnesi teha ja mul oli raske ka, mõtlesin, et ma ei taha, kõige suurem mure, mis sa tunned, on see, et sa ei taha tunduda loll või rumal on ju mingi küsimusega. Ehk siis ja eriti, kui sa tuled koolist ja sa alustad seda teekonda justkui, et siis ongi, siis sul on igasugused need ülemõtlemised ja probleemi, mis su peas on, aga lõppude lõpuks ongi see, et tegelikult üldjuhul ikkagi inimesed suhtuvad sinusse ka normaalselt ja ei ole esimene eesmärk kohe kedagi halvasti kutsuda või kuidagi kusagile saata, et siis selle peale peab ka nagu mõtlema, et tegelikult kõik on kõigest inimesed, et sul on midagi vaja, küsid, oled viisakas, et sellega nagu otseselt niimoodi. Kas sa mingi naljakaid selliseid asju ka andnud võib-olla, kui sa praegu mõtled, võib-olla tuleb see küsimus ootamatult, aga et olete saanud koos kahepoolselt nii-öelda teise osapoolega ka natuke naerda, et no üldjuhul, mis see nii-öelda müügitöö põhistamplause on, et küsid kellegi pakkumise kohta ja siis alati ütled, et aga aga mis sa selle hinnaga siis täpselt teha saad, et kas ikka natuke alla ka saab tulla ja siis alati vastu tuleb alati, et ma ei tea, ma ikka üritan siia kõige paremat ja kõige nii-öelda mõistlikumat hinda teha, siis ma ütlen alati, midagi ikka annab ja üldjuhul ikkagi annavad. Et eks see ei ole nagu siuke veits tõnitamine, et selline on jah. Naer ka ikka seal juures. Ja. Randel, ma küsin seda, et kuidas sa suhtled nendes klientidega, kes soovivadki võib-olla mingite kulude kohta rohkem infot või protsesside kohta, et kuidas see pool näiteks? Protsesside kohta on nagu väga lihtne, kirjeldan ära, kuidas me kõik teeme. Täpsed protsessid, kulud osas ma püüan vältida seda, et ma olen lihtsalt ise omad vitsad saanud, et kunagi klient küsib hinda, ütled, jah, umbes selline see on, siis hakkad arvutama, siis tuleb tegelikult see ikka päris siuke ei ole, siis tuleb klientid, et oot, sa ju ütlesid, et on. Et hetkel praegu on nii, et kui klient küsib hinna kohta, ma palun tal saata kõiksugu joonised, kõik info, mis on, ja siis ma panen selle, kas me paneme tiimiga või panen selle hinna kokku. Et mine tea, võib-olla ma tulen kliendi juurde niimoodi, et mul on olnud 4-tunnine koosolek ja pea on nii sassis, et ma ei taha nagu otse niimoodi hindu välja öelda. Pigem arutamise üle põhjalikult ja siis saame selle välja käia. Nojah, tihtipeale võibki nii olla, et tegelikult klient küsib ühte, eks ju, aga mis selle taga tegelikult on, eks ju, et võib-olla on veel mingisugused soovid, mida ta tegelikult ei ole seal nii-öelda kirjalikul teel kirjeldanud, eks ju, ja tuleb välja, et ta tahaks tegelikult veel midagi juurde saada, eks ju. Just, et siuke eeldamine, mulle kunagi esimene projektijuht ütles niimoodi, et eeldamine on ebaõnnestumise alus. Ja see kehtib ehituses eriti.
et ärme meelde, vaid pigem saada mulle digikonteineriga kõik info, mis sul on, mida sa tahad. Ma võtan selle, nii marineerin läbi ja siis ma saan sulle hinna teha, mis on ka reaalne. aga kas on ka juhtunud niimoodi, et juba on, ma ei tea, uued lambid, uksed toodud, külge pandud ja siis klientid, ma ei taha neid? Igasuguseid asju on olnud, jah. Näiteks oleme klaasseina, mis tuli Itaaliast paika pannud ja siis klient ütleb, et oot, et siuke ongi või? Et mis sest, et see maksis siukse auto hinna. Ja siis ütled jah, siuke oli ja siis hakatakse uurima, et kes süüdi on. Et süüdlaste otsimine alati. aga kuidas te lahenduse leidsite sellele? Jätsite ka selle sama või vahetasite ringi? Tuli välja, et see oligi sisearhitekti soov ja sisearhitekt oli kooskõlastanud selle tellijaga, nii et nii see jäi. Aga ei, see on nii tüüpiline, et siuksed asjad tulevad välja, oota, ongi siuksed uksed või? Ja kõik peab olema nagu ikkis kirjalikult kirjas, eks ju, kinnitatud, sest pärast võib igast. Mina tegelikult, mul ongi siuke põhimõte, et kui klient soovib muudatust, siis digiallkirjaga saadab mulle selle muudatuse, et muidu ma tegelikult ei menetlegi midagi. See on väga hea, see kindlustab selle. Sest ütleme nii, et ükski suuline kokkulepe niikuinii ei pea, seda ei eksisteerigi kahjuks. Et kõik kirjalikult ja siis suudab jälgida seda protsessi. Sest muidu tuleb väga-väga palju arusaamatusi. Miks ma räägin, ma olen ise lihtsalt seda kõike läbi käinud, eksinud. Et aga eks me nii neid õpimegi. Omad kogemused õpetavadki kõige paremini. Ja. Laura, sa enne ütlesid, et Excel on su üks põhitööriistu, aga ma arvan, et tegelikult on su töös ka teisi tarkvaralahendusi või tehnoloogilisi tööriistu, mida sa kasutad, näiteks siis töö lihtsustamiseks, automatiseerimiseks, täpsuse parandamiseks. Mis nad on? No ma ütleks, et põhiliselt ma kasutan siis siukest tarkvara nagu Bluebi. Seda ma kasutan siis 2D jooniste pealt mahtude arvutamiseks. See minu jaoks on nagu kindlasti mugavam, kui on AutoCAD-iga see töö tegemine, kindlasti kiirem. Ja lisaks seal on nii palju erinevaid nagu funktsioone, mida saab veel kasutada puhtalt juba sellepärast, et sa saad nagu otsida seal jooniste pealt infot ja lisaks sa saad kohe, ütleme, kui sul on spetsifikatsioon on joonise kõrvale toodud, saad väljavõtte teha ja ta teeb sulle selle Exceli tabelina ja siis on nagu elu 100 korda lihtsam ühesõnaga. Ja teiseks on, ütleme, mis tänapäeva maailmas väga populaarne on jälle ehituses, on mudelid. 3D mudelitega sealt need nüüd õnneks on täitsa siuksed loetavad ja mahud on kõik sisse kirjutatud, et väga asjalikud mudelid on praegu, et siis põhiliselt ikkagi ka, nii kui mul hea mudel on, et suurem osa mahte saab sealt ikkagi kätte võetud. Et need on 2 siukest igapäevast töövahendit, pluss siis Excel muidugi. See ei kao kusagile, ma arvan, nii pea. Siin ikka üritatakse leiutada, aga veel nii pea ma ei usu, et see kaob. Ja siis AI on nagu huvitav teema. Iseenesest ei ole veel niimoodi nagu praktiseerinud, aga järjest sinna poole see liigub, et ootan põnevusega juba, et kuidas see saab nii-öelda mõjutada siis meie tööd. Et kas lihtsamaks või segasemaks, alguses kindlasti segasemaks ja siis vaadata, et mis tema nagu pakkuma hakkab. Et see on nagu põnev teema, et seda ma ka üritaks ikkagi uurida, et kuidas ta meid nii-öelda aidata saab, et me Pilkrenis nagu oleme seda mõtteviisi küll väga. Et siis saame seda. See ongi alati kaheti mõistetav, kes on selle poolt, kes ei ole, kes kardab, et jääb oma tööst ilma, kes kardab, et see lihtsustab, et uus tehnoloogia nii-öelda meie maastikul. Aga Randel, räägi, kuidas tehnoloogia areng viimastel aastatel on siis sinu töömeetmeid muutnud? Mina ilma Excelita ka ei saa. See sellist tõesti on ja. Excel on minu jaoks ka, mul on abitabelid Excelis. Aga ütleme niimoodi, et eelarve jälgimisel, mis on üks kõige põhilisemaid ka projektijuhi tööosasid, on Powwise väga hästi aitab, mis on siis siuke kulude-tulude jälgimise programm. Lisaks Bauhub aitab hästi kogu platsimeeskonda, kus siis saab dokumentatsiooni üles laadida, kutsuda allkirjastama akte, protokolle ja mudelid. Kasutame ka igapäevaselt mudeleid.
me võtame ka mahte sealt pealt kokku, aga eelkõige hetkel kasutame, mina olen leidnud enda jaoks siis Taluxi, mida mina kasutan, mis on siis sihuke 3D mudeltarkvara. Saab siis avada ka telefonis, just platsimeestel on see väga oluline. Et sellega lahendame tegelikult väga palju projekti siukseid errorid ära, näiteks nagu, et kaabliredel ei jookse ventilatsioonitoru sees, et kõik ristumised, kõik siuksed kontrollid saab üle käia. Ja siis platsimees näeb tegelikult mudeli pealt, et millise tulemus olla võiks. Lahendame mudelist, lahendame kõik ära. Ja siis tegelikult lõputulemus on palju parem. Ja siis seda AI-d olen proovinud, et olen kasutanud siis näiteks, kui mõni töövõtja ei osutu paraku valituks, olen lasknud tal kirja genereerida, loomulikult ise vaatan üle ja siis saadan kirju välja. Aga ei, mina ootan ka selle arengut, et ma arvan, et mingid ruumikaardid, midagi sellist võiks kokku saada panna ja võib-olla seda olen kasutanud, et mul on näiteks vaja kuskilt EVS-ist või RT kartoteegist leida mingisugune konkreetne tingimus või nõue ja siis ma viskan chatile sisse selle, otsib mul näiteks mingi paarsada lehte võib-olla näiteks see materjal, otsib mulle täpselt sealt olulise punkti välja. Et seda ma kasutan ka päris palju. Või mingid tolerantsid, kui palju on näiteks betooni tolerantsid, see on nagu lihtsam pool, aga mõned teised tolerantsid. Ja siis söödan siis ChatGPT-le selle sisse, ta otsib mulle välja. Ise muidugi ma olen praegu kõik üle kontrollinud, veel ei usalda, aga võib-olla ühel hetkel läheb lihtsamaks. Ja just, et siin ongi me tegelikult Kätliniga ju ka personali valdkonnas töötame, et siis tegelikult väga on ametikohti, kus kardetakse, et AI võtab nagu kõik üle, eks ju, et aga ehituse valdkond on vist selline valdkond, kus päris nagu kõik ikka üle võtta ei saa ka tulevikus, eks ju, et inimkäsi peab ikka mängus olema, et pigem see on äkki ehituse poole pealt, kui mõtlema hakata ja seda siin arutada, siis on pigem toetav teile mingites punktides. Minu arust üldse, ta on nagu sul siuke isiklik kratt, et sa annad talle ülesandeid, sa püüad nagu leida viise, kuidas lihtsalt, sest aeg on nagu kõige olulisem ressurss, eks, ja aeg on piiratud. Et sa püüad lihtsalt saada aega juurde sellega, et sa mingid ülesanded delegeerid, aga tema usaldamisega on veel probleeme. Lihtsustada protsesse. Jah. Sul on chatile on ka see uks avatud, et tule kurda, kui raskeks läheb. Ja kellele sina kurdad? AI-le. Mul on õnneks kodus tore koer, keda ma paitan. Mul ka, ma tean. Ei, kus juures loomad on väga teraapilised. Seda on tõestatud, et sellised õnneterapeudid pidi olema. Just. Ja, aga kui me nüüd räägime nii-öelda siis sellest eelarvestaja kohast, et ametikohast siis, et Laura, ma küsingi sinu käest, et milline siis tegelikult peaks olema selline ideaalne eelarvestaja, et milliste isiksuomaduseks inimene peaks olema, et kuna meid ka kuulevad inimesed, kes võib-olla veel praegu otsustavad, et mida nad siin kevadel õppima lähevad, et kas ehitusvaldkonda või midagi muud, eks ju, et nad saaksid nagu aru, et kas nad sobiksid oma isiksuomadust, et nagu eelarvestajaks siis. No ütlen, et kui üldjuhul on see, kui niisugune istuv töö ja selline pool pigem ei sobi, et siis juba, ma arvan, läheb raskeks, et see on ikkagi suurem osa tegelikult, sa istudki seal oma arvuti taga, mässad seal oma mahtude ja tabelitega, aga muidu üldiselt tegelikult on seda nii-öelda täpsust vaja, põhjalikkust, et ikkagi see info läbitöötamine selle üldjuhul lühikese aja jooksul on ju, et võimalikult palju siis projektis esitatud nii-öelda soovid ja nõuded saaksid kajastatud, siis on seda detailsust vaja, on ju. Et kui sa oled ikka võimalikult täpne ja oskad nagu otsida neid kohti, et siis see on kindlasti abiks. Lisaks suhtlemise pool, et ütleme, et hästi palju on ikkagi koostööd nii projektijuhtidega, nii alltöövõtjatega kui siis tellijatega, et ikka suhtlust jätkub piisavalt, et kui on ikkagi julgust ja tahet seda teha, et see muidugi on õpitav pool, et ma ütlen, et ma alguses kindlasti ei olnud nii avatud sellele, nii kui ma tagasi mõtlen, on ju.
aga üldjuhul jah, kui sihuke suhelda meeldib ja meeldib asju nagu organiseerida, et see kõik tuleb kindlasti abiks. Ja muidugi siis ütleme, kui arvutamine ka meeldib ja igasugused protsendid ja numbrite sisestamised, plussid, miinused ja võrdlustabelid ja kõik sihukeste poolte nii-öelda lahendamine ja koostamine ja mahtude poolest ka, et arvutamine ja mahutabelite koostamine, kui kõik sihukene nii-öelda tehniline pool meeldib ka, et siis see tundub nagu õige inimene. Ja ma just mõtlesingi, et siin käis ju läbi see arvutamine, et siis kindlasti peaks nagu selline matemaatikaaine ka olema koolis ikkagi suht tugev, eks ju, et ilma selleta vist. Eks ikka ta ei ole nüüd sihuke kõrgema taseme matemaatika, et saab hakkama, kui sihuke põhiteadmised on ikkagi olemas ja täitsa võõraks ei jää, et siis üldjuhul on ikkagi õpitav see asi. Jaa. Aga noh jah, et see sõltub ka juhendamisest muidugi. Just, et ja klientidega, nagu sa mainisid, ka selline suhtlus peab ka olema, et selline siis suhtlemisjulgus võiks ikkagi inimesel ka nagu olla, et tal meeldiks inimestega nagu suhelda, arutada projekte, eks ju, et tuleb kasuks kindlasti. Meie Angelika vist sellega hakkama ei saaks. Liiga palju numbreid personalinimese suhtlemise poolega saate. Suhtlemise poolega, aga see numbrid, no mingil määral ikkagi kokku puutuma, aga hea on teada, et kellele see võiks nii-öelda sobida. Aga millised omadused Randel võiks olla siis ehituse projektijuhil, et keerulistes olukordades toime tulla? Ma arvan, et kõigepealt kõik on erinevad, sellist ideaalset inimest niikuinii ei ole olemas, kõigil on oma head ja vead, aga kui sulle meeldib organiseerimine, tunned, et see on selline pool, mis sulle tõesti väga meeldib. See on üks kõige olulisemaid külgi, siis suhtlemisoskus. Aga suhtlemisoskus on samuti, see tuleb ajaga. Ma mäletan, kui enne rääkisime sellest telefonikõnedest, minul oli objektiinsenerina nii, et ma läksin soojukust välja helistama, sest mul oli piinlik kuidagi teiste ees rääkida. Ja sellepärast, et mõtlesin, et nüüd ma ütlen midagi rumalat. Keegi kogu aeg kuulab, kindlasti projektijuht kuulab terve aeg pealt, kui ma helistan. Et tegelikult nüüd on ise põnev, et oled teises toas ja siis kuuled, kuidas näed ka, kuidas läheb teise turumi. Aga see on okei. Et sa ei pea olema täiesti ekstravertne inimene, et introvertselt saad ka, aga see tulebki lihtsalt ajaga. Siis oluline külg on, ma arvan, et jääda selliseks rahulikuks, sest sul tuleb hetki, kus su süda vahest vajuda saapase äärde. Võib tulla sellised väga ebameeldivad hetki ja kui sa muutud emotsionaalseks, siis sa kaotad kontrolli ja siis sa tegelikult ei jõua kuhugi. Ma arvan, et seda tunneb kogu tiim. Et sa pead jääma rahulikuks, mõtlema läbi, et igast olukorrast on mingi väljapääs, et kontrolli seda, mida sa saad kontrollida praegu. Et võib-olla see on selline üks ka kõige olulisemaid külgi. Mata võiks mingil määral ikkagi, võiks meeldida. Ja vähemalt mingil määral, et 3-kordseid integraali lahendama ei pea, aga peab ikkagi siin debetist ja kreeditist ja tuludest-kuludest ikkagi nagu aimu saama. Finants siis juba. Jah. Ja ideaalis võiks ka siuke väike tehniline huvi ka olla, et kuidas ehitusfüüsikaliselt, konstruktiivselt lahendada. Aga ma ütlen, inimesed on erinevad, ühed on ühes kohas tugevamad, teises kohas tugevamad, et jah, pole veel ideaalset inimest kunagi kohanud. Hakkamegi siin natuke juba lõpupoole jõudma, tegelikult küsiks teie mõlema käest, et mida te sooviksite meie uutele tulevastele talentidele? Mina soovitaks, et kõigepealt proovige, juba näiteks põhikooli lõpus, keskkoolis. Tulevad praktikale siis Pilgrim ehitusse, eks ole? No näiteks jah, lihtsalt proovige. Tegelikult on ülioluline, lihtsalt proovige. Et ma arvan, et me ei ele enam sellel ajal, et kui sa nüüd lähed tööle, et siis sa 60 aastat töötad ühes kohas. Et lihtsalt proovige erinevad variante, mis meeldib, mis ei meeldi. Mina tegelikult proovisin ka alguses eelarvestamist. Ja ma tundsin, et see ei ole minu jaoks, ma lihtsalt ei suuda ühe koha peal nii kaua istuda. Nagu ma ütlesin. Lihtsalt ei ole mulle meeldibki inimestega suhtlemine, organiseerimine. Et proovisin ka projekteerimist. Projekteerimine tegelikult on täitsa tore, aga tundsin, et hetkel mulle meeldib platsil olla ja tiimiga tegeleda. Ja ma ütlekski, et lihtsalt proovige. Terve kartki, et ei ole mingeid valesid ja õigeid valikuid, et mul oli näiteks üks praktikant, kes ütles mulle esimene päev,
kell 3, et kas ma võin nüüd ära minna, et ma ei taha seda teha. Jumala õige. Aga see ongi jumala okei. Et sa ei peagi tegema, kui sa ei taha. Võib-olla sul on, sa hakkadki pressima seda, võib-olla sul räägitakse kodus, et peadki ehitusinseneriks saama, aga kui sa tunned, et tegelikult see ei ole see, ma arvan, et keeruline on sellega kaugele ka jõuda. Võib-olla sul on näiteks IT või personali värbamine, mis iganes. Et võib-olla on hoopis teisi asju, mis sulle sobib. Et lihtsalt proovige nii palju erinevaid asju, kui saab. Ja just. Aga jaa, suurepärane, suur aitäh teile selle kohtumise eest. Ma väga loodan, et sellest oli ka abi. Võib-olla nii mõnelgi siin noorel inimesel, kes on nüüd otsustab, et kas minna nüüd võib-olla ehitust õppima või mitte. Et ma saan aru, et kõik talendikad inimesed on siis Pilgren ehitusse oodatud praktikale. Et veel kord aitäh teile ja meie ees oli siis selline tore vestlus Pilgren ehituse projektijuhi ja eelarvestajaga ja järgmiste podcastideni siis. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!